2026 hobuse aastaennustus. Astroloogid ütlevad, et see on tuli hobuse aasta. Juba mitu aastat on minu pildis nii-öelda astroloogide ennustus ja paika pandud süsteemid natuke erinevad sellest, mida mina energeetiliselt näen. Minu jaoks on see hobune nagu ükssarvik. Sarv sirgelt ees läheb lenneldes oma rada, nii nagu kuldajastule kohane, et sa tead, mida sa soovid ja selles suunas sa liigud. Sa ei proovi ja ei katseta, vaid lähed kindla peale, nii nagu kuldlapsed. Ja oma lendlemisega ei kahjusta see hobune ei ennast ega ka teisi. On rõõmsameelne ja mitmekülgne ehk mitmevärviline. Selline, nagu poodides ükssarvikud on müüa, mitmevärvilised nagu Swarovski. Energeetiliselt tähendab see seda, et inimene on hoidev, mitte lõhkuv, just enda peas ja enda mõtetes. Et ei mõtle enda suhtes halbu ja lõhkuvaid mõtteid, vaid pigem hoidvaid, armastavaid ja toetavaid mõtteid. Inimeste päris sisemine sära tuleb välja, sest aastatega on vana kollektiivteadvust lõhutud ja illusioonid on lõhkenud. Tuntakse ennast uuena ehk tegelikult algallika energias olevana. See hingeolemus ja loomus, millega kõik siia maa peale on tulnud, see ongi sinu isiklik algallikas ehk iseloom. See hakkabki välja paistma. Täpselt sellisena, nagu sa tulid ja ei ole sind keeratud ja väänatud mustritesse, vaid see, kuidas sina isiklikult reageerid elule. Kehakeel ja jutt hakkavad rohkem kokku käima. Hobuse aasta on uudishimulik ja õnnemaad otsib. See tähendab seda, et otsitakse seda enda sees olevat õnne. Ehk see, mis mind isiklikult õnnelikuks teeb. Mitte ei jooksta teiste järgi, et äkki seal kuskil millalgi on midagi, mis mulle meeldib, vaid minnakse enda sisse ja otsitakse enda sees seda õnnetunnet ja seda kohta, mis sind isiklikult õnnelikuks teeb. Hobuse aasta tahab teada rohkem elu sügavuste kohta. Et kui ta väga huvitub millestki, siis ta läheb peenpsühholoogias sügavuti ehk asjade põhjusteni, mitte tagajärgedega ei tegele. Armastab läheneda tegevustele mänguliselt, ei ole selline töö hobune, vaid pigem võtab elu kergemalt ja lihtsamalt. Ja need alad, inimesed ja arengukohad, mis väga meeldivad inimestele, nendega läheb inimene väga sügavuti ehk kogu energia samuti, aga kerguses ja läbi südame. 2026 aastal sündinud lastest saavad tulevikus oma ala spetsialistid. On suureks edasiviivaks jõuks aastatel 2050 ja 2055. See hobune on graatsilise liikumisega ja rohkem lendleb kui kapab, aga lennates toob endaga kaasa hea müstilisuse. Kõik, kes usuvad ufodesse ja maavälistesse tegelastesse, ei pea hobuse aastal pettuma. Ta toob maale palju maaväliseid tegelasi. Ja need, kes kuuluvad nendesse koolkondadesse, nendega nad ka kontakti võtavad. Enamus kontaktid on head, osade jaoks lõpeb see muidugi ebameeldivalt, aga paljude jaoks on see lihtsalt lõbusaks seikluseks. See on nende inimeste soovide ja unistuste tagajärg. Ehk kes on unistanud ufoga kohtumist või maaväliseid näha oma silmaga, siis nende soovid ja unistused nii-öelda täituvad, ehk nad näevadki neid ja kogevad nendega kokkupuutumist. Need, kes on ise hobuse aastal sündinud, nende inimeste jaoks võib see aasta olla natukene eneselõhkumise aasta, sest see hobune tõesti ei ole tööhobune, ta on täiesti uudne, ei anna võrrelda nii-öelda vana hobusega,
kes on vaid maanduses ehk teeb kogu aeg ainult tööd ja ei luba endal puhata, siis selle aasta hobune on võrdsuses ja aususes enda suhtes. Teeb tööd pühendumisega ja täpselt sama pühendumisega naudib ka vaba aega ja enda elu. Kõik on tasakaalus ja harmoonias. Püüdle ka sina selle poole, et sa oskaksid puhata ja õpiksid puhkama. See aasta üldine energia on hoidev ja mõistev, aga kui inimene ise annab enda egole kurjusega süüa, ehk egoga kurjusele süüa, siis hobune pahandab nii, et inimene ei taha enam seda teha. Hobuse energia karistab inimest kurjuse eest vaikusega. Ta jätab ta headest asjadest ilma ning toob talle halva nii lähedale, et inimene hakkab iseennast ja enda mõtteid kartma ning taltub kiiresti sisemisse rahusse. Tulevad esile need inimesed, kes on piiri peal skisofreeniaga, sundmõtetega, hirmudega ja foobiatega. Et hobune toob selle nii individuaalselt inimesele esile, et ta hakkab kartma enda mõtteid. See hobune ei suru elu peale, vaid annab enda lendlemisega kõigile vabadust ja õhku juurde, julgust juurde katsetada ja proovida. Inimesed soovivad elada, mitte et elu on justkui kohustuseks ja raskuseks. Tulevad esile inimeste individuaalsed omadused ja tugevused. Inimesed on julgemad valima ennast ja enda elu. Lõpetavad teiste teenimise, lubavad endal olla ja lubavad ka teistel olla. Sõdade lõpp on käega katsutav. Antakse alla ja saadakse rahumeelsetele kokkulepetele. Noored tõstavad pead ja hakkavad ütlema oma arvamust vägivallast, sõdadest ja kõigest muust. Kui oled hea ratsanik ja suunad enda hobust täpselt sinna, kus sinul on vaja, siis see aasta on sulle hea aasta. Hoia enda eluohjad enda käes ja ole hea ratsanik iseendale. Juba 2025. aasta novembris on meil kõigil võimalik õpetada endale, kuidas enda hobust ehk enda energiat taltsutada nii, et elu oleks kerguses ja selguses. Siis sa julged võtta enda eluohjad enda kätte. See annab julguse hakata ütlema ei ja tunda ennast pärast selle ei ütlemist väga kergelt ja hästi. Ei teki raskust, ei teki segadust ja enese süüdistust, vaid on see, et see on maailma parim ei, mida ma olen eales öelnud. Ja nüüd ennustus kuu kaupa. Esimene kuu on siis jaanuar ja igaks kuuks olen ma võtnud enda taotluslausetega kaartidest ühe kaardi ja seda seletanud, kuidas seda tõlgendada. Jaanuari kaart on julgen elada enda elu. See on taotlus, mida inimene saab ise endale öelda, kui ta kardab teha otsuseid. Toetu vaid enda mõtetele ja tunnetele, muidu sa ei ela enda elu. Ja siit kasvas välja ka uus toetuslause, mida saad kasutada juba praegu või kui sa seda ennustust kuulad või siis jaanuarikuus. Toetun vaid enda mõtetele ja tunnetele. Jaanuarikuu tuleb teadlikult vaadata, et munad ei oleks ühes korvis, vaid et saaksid olla mitmepalgeline, et ei künnaks vaid ühte igavat põldu, vaid et oleks elavust ja sära. Inimesed on uudsustele avatud, aga samas natukene kahtlustavad, mis on ka okei, sellepärast et inimesed ei suuda kiiresti aklimatiseeruda mitme asja tegemisel. Aga kuldenergias peame me olema võimelised tegema mitut asja korraga ja kõiki asju hästi tehes. Jaanuarikuus tuleks siis hoida enda seljatagust. Mitte, et keegi ründaks, vaid et enda mõtted oleks endal ja puhtad ja siirad sinu enda suhtes. See tähendab seda, et sa ise ei hakkaks enda mõtetega ehk tavateadvusega
manipuleerima ja alla suruma alateadvust, vaid et sinu enda sisetunnetus saaks olla kogu aeg töös ja avatud, et sa elaksid ja tunnetaksid läbi südame, mitte läbi pea. Eluvalikuid tehes vaata, et iga valik tõstaks su elukvaliteeti. Õpi ennast usaldama, siis on sinu hobune su all taltsas ja ka elurütm ei kõigu. Mõnedes riikides kiirustatakse otsuste tegemisega ja see toob endaga kaasa nende riikide jaoks riigipeade langemise, otseselt huku ja kaudselt lihtsalt troonilt lükkamise. Bermuda kolmnurgas toimub midagi väga kummalist. See on otseses seoses musta augu plahvatusega. See on energeetiliselt kirja pandud juba enne maailma loomist. Maailma nagu sülitaks mingit mustust välja. See ei ole reostus, aga nädala jagu ujub vee pinnal igasugu huvitavaid asju, nii suuri kui väikseid. Igast ajastust, väga paljustest ajastustest. Ja kui see plahvatus toimub, siis Bermuda kolmnurga suurus läheb väiksemaks ja hiljem taastub tagasi, aga mitte nii suureks, kui algselt on. Sarnane seis musta augu plahvatusele energeetiliselt. Ta aitab maa seest välja tuua energiat, mida meil on vaja mingi aja pärast hakata kasutama. Meid inimesi mõjutab see vaid nii, et pähe tuleb täiesti uusi mõtteid ja seoseid, mis enne aju ei suutnud tekitada ja näha. Et kui jaanuarikuus tajud, et vau, ahaa-efekt, millegi väga suure taipamine, siis see võib otseselt seotud olla selle energiaga, mis Bermuda kolmnurgas käima läheb. Veebruarikuu. Veebruarikuu kaart on mina olen mina. Ja mitte lasta teistel enda hobust juhtida, vaid hoida need eluohjad ikka jätkuvalt enda käes, sest terve 2026 aasta pannakse meid proovile, et me liiguksime individuaalsusesse, et kõik teavad enda väärtust ja teavad, mis on nende elu ülesanne ja siht ja teevad seda, et see ei jää pelgalt teadmiseks, vaid ka toimitakse selle järgi. Veebruar on mängulisuse ja naiseliku energiakuu. Veidi toob endaga kaasa kurbust, just sellist sisemist kurbust, mida inimesed võib-olla ei oska endale seletada. Inimesed nagu igatsevad midagi, ise aru saamata, mida nad tegelikult taga nutavad. Nad vajavad lihtsalt hoidmist, füüsilist hoidmist ja hingekodu energiat. Siin ma soovitan kasutada sellist nippi enese toetuseks, et teha lihtsalt sügavaid hingamisi ja kasutada toetuslauset, hingan sisse kuldset energiat, kuldse energia sees olles. See tähendab seda, et meie kõigi sabakondi juurde on kogunenud kuldset energiat ja see energia tahab südame tasandil tööle minna. Ja kui sa hingad sisse enda sees olevat kuldset energiat ja hingad välja, siis välja hingamisega paned sa selle kuldse energia tööle enda sees. See, mis ongi loomulik transformatsioon. Soovitan kasutada rohkem selliseid lillede lõhnu, kuna on naiseliku väe tugevdamise kuu, siis näiteks roosilõhna südametasandile, et süda oleks avatud iseendale eeskätt, magama minnes lavendlit natukene padjanurka. Kasutada piibelehte, jasmiini, lootust ja selliseid nii-öelda aloha lilli, plumeeriat, et tõsta endas elumagusust ja elunaudingut, just vaimset kirge. Mitmes kohas maa peal tekib veekeeriseid ja on ka 2 tsunamit.
Ja see energia, mis siis selle tagajärjel tekib, see aitab energial väga kiiresti lihtsalt puhastuda, sest kõik energia kogu universumis on läinud kiiremasse rütmi, sest aeg muundub. Märtsikuu. Märtsikuu kaart on: kõik toimib minu kõrgemaks hüvanguks parimal viisil siin ja praegu. Ja minu seletus oleks: ole lihtsalt kohalolus. Ole selles hetkes kohal, kuhu sa oled valinud minna. Kui sa tunned, et sa oled küll kas või näiteks loengul, aga tegelikult su mõte läheb kogu aeg mujale mingite töötoimetuste või kodutoimetuste peale, siis ole enda suhtes aus, tõuse püsti ja lihtsalt mine ära sellest kohast, kus tegelikult hingel ei ole midagi teha ja tal on ebamugav. Ära pane enda kehaga enda hinge ebamugavasse olukorda. Märtsikuus soovitan ennast analüüsida ja ära unusta, et sa elad endale. Teiste teenimine tuleb tõmmata miinimumini, sest sajandi jagu oleme me ainult keskendunud teiste teenimisele, kas raha teenimisele, töö tegemisele, laste kasvatamisele või tõsta meest naist kuskile paremasse kohta ja ennast ära unustanud. Tõsta enda sees armsuse tunnet. Püüa luua vaid seda, mida päriselt soovid. Sinu mõtted on nagu uued seemned, mida sina ise külvad enda elurajale. Lood enda elu täiesti uueks. Kuu ja päikese mõju on väga tugev sellel kuul. Panna tähele, kuidas päike mõjutab sind ja kuidas kuu mõjutab sind isiklikult. Läbi selle energia tulevad esile tagasihoidlikud inimesed. See tähendab seda, kes on oma asja ajanud hästi püüdlikult, tublilt ja täiuslikult teinud, aga ei soovi saada kuskile püünele. Et nemad tulevad esile ja nemad on tugev nii-öelda inimeste energeetiline maavara. Sellepärast, et nad on enda sees hoidnud enda isiklikku väärtustust ja väärtuseid ning teinud selle, mida nad teevad, väga tugevaks. Ja see on tugev uue kollektiivteadvuse alustala, millele saavad teised hakata toetuma, sest see on nii kindel, enesekindel, et seda ei ole võimalik kõigutada ja see on õige. Sest nad on läinud sügavuti enda asja ajamisega. Austuse energia teeb hästi huvitava pöörde. See tähendab seda, et vaimne intelligentsus tugevneb ja juurdub. Ehk see inimlik inimene hakkab tulema esile ja minema järjest tähtsamaks. Tähtsaks saab ka austav suhtumine kõigesse. See on nagu kuldlapsed, nad ei vali pooli, nad ei piira, nad ei pane silte külge, vaid nad võtavad kõiki ja kõike täpselt sellisena, nagu nad on. Ja mahutuvad ka ise maailma täpselt sellisena, nagu nad on. Hea on märtsikuus hoida neutraalsust. See aitab iseennast kergelt mõista. Ja siis ei kaota ennast maailma ära. See kevad on loodus eriti lopsakas ja väga viljakas. Kõik, mis külvatakse, see ka kasvab. Et see toimib ka inimeste sees. Et kui sa annad enda headusele ja armsusele julgust juurde suureneda, siis nii see ka on. Ja kui sa annad kurjusele julgust juurde, toidad teda, siis seda kurjemaks sa lähed, ehk oled lopsakas nagu loodus. Kurjad inimesed hakkavad üksteist hävitama. Ja see on hea, sellepärast, et sellele energiale ei oska kuidagi nime panna, aga kui võrrelda seda millegiga, siis see on puhas lauslollus. Ehk need inimesed, kes teevad täna musta valgeks, ja homme teevad selle valge mustaks tagasi.
et tegelikult ei ole neil enda arvamust, vaid et neil on ainult võitluse energia, neil on vaja lihtsalt kogu aeg võidelda millegi vastu ja midagi tõestada, nad lihtsalt sellest toituvad. Aga rohkem energeetiliselt hakatakse kuulama, mis on päriselt tähtis ja mis ei ole. Tähtsam on hing kui keha. Mitmes kohas maa peal nähakse uhvosid. Eestis on ka 2 kontakti uhvodega, mis jõuavad ka meediasse. Minu pildis on siis ka mõned kontaktid veel, aga need lihtsalt meediasse ei jõua. Kes ei soovi uhvodega kohtuda, kes kardavad maaväliseid ja selliseid tegelasi, siis lihtsalt hoia ennast tegevuses. Kui sa niisama lamad, lebotad, scrollid, siis sa oledki nendele nähtav. Et kui sa tahad nendega kohtuda, siis lihtsalt lama ja lebota ja siis sa oled nendele nähtav. Aprillikuu. Aprillikuu kaart on siis magan täna täielikult sügavalt. Ja mida siis see meile annab? Uni on määrava tähtsusega. Ehk on vaja magada rohkem, et olla värske. Sest see energia, mis maa seest tuleb ja kinnistub universumi magnetvõrele, vajab inimeste erksat meelt, et ollakse välja puhanud, maganud. Ja see hommiku ärkamise jõud on see energia, mis aitab maailma seest tuleva energia suunata maa atmosfäärist välja, et ta jõuaks magnetvõrele. Ja unenägudest ei tohiks lasta enam ennast häirida ega liialt keskenduda või süveneda sellesse. Sest see on lihtsalt sinu enda sisemise enda lahustumine tühjusesse, et uus energia saaks palju ruumi juurde, kuhu kanda, kinnitada. Olla aprillikuus vaikuses ja lubada enda energial täita kogu enda keha, pealaest jalad allani. Hingata sisse enda energia kogu kehasse. 3 tähtsat punkti on suuraju, kukla taga olev väikeaju ja seljaaju, mis sulanduvad täitsa üheks energiaks. Tekib energeetiline täius. Inimesed tunnevad, et neil on rohkem energiat ja suudavad luua energiat hetkega juurde. See, mis peabki olema normaalne energeetiline liikumine inimese kehas. Selgroog peab olema toetatud. Energia toetub puusadele aprillikuus. Hoida enda alaselja lihased toonuses ja tugevdada seljalihaseid ja lõdvestada nii-öelda alakeha. Siis see energia saab minna ühtsesse rütmi. Läbi selle kasvab kõikide inimeste usk endasse ja ka eneseusalduse tõus. Kiht-kihilti avaldub inimeste päris hingeolemus ja ka anded. Suudetakse teha mitut asja korraga ja teha seda kõike väga hästi, sest osatakse võtta puhkepause ja enda energiat taastada, et tegutseda. Eneseväärtustus tõuseb, inimesed teavad, mida nad väärt on päriselt. Hoida ennast tegevuses. Vaimse intelligentsuse tõus toob endaga kaasa aprillikuuks selle, et osatakse ruumi hoida nii, et vaikus ei ole ebamugav. Julgetakse enda mõtetes olla vaikselt ja suudetakse ka teistega koos olla vaikuses. See on selline puhaste mõtete kuu. Puhasta ka enda mõtteid, ole enda peas, enda mõtetega enda jaoks hoidev ja toetav. Tee enda elus uuendusi, lõhu heas mõttes rutiini ja loo lihtsalt uusi süsteeme. Kõige lihtsam näide, kui sul on hommikukell äratus kella 7 peal, siis pane 7:05. See on juba rutiini ehk lõhkumine ja uue süsteemi tekitamine. Ja siis hoia seda süsteemi. See aitab sul vaimses maailmas olla ratsionaalsuses ja säilitada enda kriitiline mõtlemine. See omakorda ei lase sul tekkida olukorda, kus tunned, et hakkad hulluks minema või oled ennast maailma ära kaotanud.
Osatakse ennast kõrvalt vaadata ja analüüsida, mis on väga-väga hea. Poliitilisel maastikul on suured muudatused. Noored tõstavad pead ja julgevad vastu hakata piirangutele, mis ei ole vajalikud, ning hakkavad läbi suruma ideed, et tööpäevad lüheneksid ning juurde tuleks üks puhkepäev nädalas. Paljudes Euroopa riikides hakkab see toimuma. Ja mitte, et tööpäevad oleksid 5-6 tundi, vaid et tööpäevad oleksidki 7 või 8 tundi maksimum, sest praegu tehakse paljudes töökohtades 10, 12, 14 tunniseid vahetusi ja see ei ole okei inimese jaoks. Ja puhkepäev nädalas, see ei tähenda reede, laupäev, pühapäev, vaid pigem minu pildis laupäev, pühapäev ja esmaspäev oleks siis nii-öelda üks puhkepäev juures. Noored ütlevad ka julgelt välja oma arvamuse, mida nemad arvavad sõdadest ja üleüldse füüsilisest vägivallast. Taani riik teeb uudse otsuse enda riigis ja seega kannab. Läheb tugevamaks kogu nende riigisüsteem. Inglismaa tugevdab enda riigi julgeolekut veelgi, et sisserändajad enam mitte nii palju ei tuleks nende riiki ja need, kes seal riigis on, et nad pigem naaseksid tagasi kodumaale. Maikuu. Maikuu kaart on olen armastuses hoitud. Ja minu tõlgendus on, et julge pealehakkamine on terve võit. Kui sa julgelt võtad vastu otsuse, siis sinu enda hinge ja vaimenergia koos annavad sulle selle julguse ja energia, et hüpata üle oma varju, et teha oma maailmapilt avaramaks ja et sa ei näeks rasketel olukordadel ainult ühte lahendust, vaid et alati on mitmeid lahendusi igasugustele olukordadele. Maikuus on hästi uued värvid energiates ja see inimeste jaoks tähendab seda, et inimestel on täiesti uued taipamised. Julgetakse olla loodusega üks ilma punnitamata. See tähendab seda, et minnaksegi, kallistataksegi puud, visataksegi pikali maha, vaadatakse lihtsalt taevasse ja mitte keegi ei ütle, et see ei ole sünnis või sobilik või et tal on kindlasti midagi viga, kui ta nii teeb, vaid et inimesed on rohkem empaatilisemad teiste inimeste suhtes. Esile kerkib loomulik inimene, nii füüsilises mõttes kui vaimses mõttes. Kõikidel maskid on langenud ja see tähendab seda, et peenpsühholoogia ehk asjade põhjus saab nähtavaks. Ei ole see, et tegeleme tagajärjega, aga tegelikult põhjust ei näe ega ei tahagi näha. Julgemad julgevad olla esimesed teerajajad, kartmata, et midagi läheb valesti, vaid et minnakse julgelt ja käiakse läbi enda eksimused ja kukkumised ja ikkagi minnakse edasi, mitte ei anta alla. Inimeste hinge loomus ja olemus saab rahus olla ehk see individuaalne isiksus oma iseloomuga. Ei võrrelda ega pingutata ideaalide poole püüdlemisel üle. Nagu praegu aetakse taga ideaale, aga tegelikult see ei saavutu kunagi, sellepärast et ideaalid jooksevad alati eest ära. Kõik on sama ehe nagu päriselt, lubatakse endale emotsioone ja ei suruta teiste poolt alla, et ära nuta, ära naera. Ja ei aeta taga nagu praegu, mis kõik on internetis üle idealiseeritud, vaid see ratsionaalne mõtlemine tuleb rohkem esile. Rahaline seis inimestel paraneb, sest riigiti majandusega seoses tehtud otsused on vilja kandvad. Vaimne tervis paraneb, sest ei panda inimesi kohe kasti
ehk ei diagnoosita, sildistata. Diagnoosi panemine on sama, mis öelda, et sa oled paks või liiga kõhna ja inimesel tekib sundmõte. Ja see omakorda tekitab inimeses stressi, et ma ei kuulu kuhugi. Ja pigem siis mul võiks ju olla mingi diagnoos või mingi kuhugi kuulumise silt, et siis mul nagu on millelegi toetuda. Et see maikuuses kustutub ära. Mais see energia laguneb hästi kiiresti ja inimesed saavad endaga hakkama, mõistavad ennast ja ei keera ega ei vääna kellegi järgi. Suureneb energia, mis austab iga indiviidi ja mis annab loa olla puhas ja ehe. Just selline hing, kes tuli siia maa peale täpselt sellesse kehasse, sest kõik ongi juba oma täiuses täiuslikud. Võid kasutada toetuslauset, olen enda täiuses täiuslik. Siis sinu alateadvus saab aru, et sa oled endaga heaolus ja rahulolus. Just selline hing, kes tuli siia maa peale, siia kehasse. Tehnilises pildis tehakse mingi väga suur avastus ja see toob algul endaga kaasa korraks kaose ja hirmu inimestes, aga siis see normaliseerub ja iga riik hakkab seda seadet erinevalt kasutama vastavalt enda riigi vajadustele. Kunagi 9-10 aastat tagasi rääkisin suurtest ekraanidest poodides ja ma ei osanud seda seletada, mis see täpselt tähendab. Et see süsteem saabki alguse ja hakkab vaikselt tööle. Lühidalt kokku võttes tähendab see seda, et nagu igal inimesel on iseenda äpp. On äpp, kus kogu sinu info sünnist surmani on sees. Ehk kui sa sündisid, kus kohas, mis kell, kui palju sa kaalusid, kui pikk sa olid, siis millistes koolides sa käisid, mis on sinu huvialad, millised töökohad, kus riikides sa oled käinud, kõik sinu informatsioon, mis on sinuga seotud. Ja kui sinul on nüüd vaja näiteks tahad minna kuskile riiki, siis paned sisse enda kas sõrmejälje või enda silmaiirise ja see äpp annab sulle täpselt kõik hinnad, juhised, pisipeensusteni täpselt välja, kuidas sa jõuad näiteks sellesse kohta, selles riigis ja mida sa saad seal vaadata, mis sulle ka päriselt meeldib, sest selles nii-öelda nagu sinu äpis on see, mis on sinu jaoks vajalik. Või kui on vaja minna arsti juurde, siis lihtsalt paned oma sõrmejälje ja ütled, et ma ei tea, sul on nohu ja kõik juba on kaardistatud. Et see võtab aega, aga Eesti riik on selles üpris esikohal. Ja meie geenivaramu on suures osas ka sellega seotud, et indiviid saab vastavalt enda vajadustele elu elada kergelt ja lihtsalt ja seda ei tohiks karta. See teeb meie elu lihtsamaks. Juunikuu. Juunikuu kaart on tühista, tühista, tühista. See tähendab seda, et on kaitsekilpide loomine ja hoidmine, sest kardetakse olla tühised. Aga kaitsekilpide loomine ei tähenda seda, et keegi kedagi ründab, vaid pigem tähendab see seda, et hoitakse ennast ja toetatakse ennast olla julged ja enda eluteel. Ehk see hobuse energia oleks see, et sina oled enda elu hea ratsanik. Natukene juunikuus ei osata näha ja hinnata enda tugevusi. Püütakse ikkagi veel toetuda teistele, aga energiad ei luba seda enam mitte kuidagi. Lihtsalt energeetiliselt surutakse inimene ise otsustama,
et ta iseenda vajaduste ja julguse põhiselt teeks sammud ja käigud. Kes on teadlikud iseendast, need oskavad ennast hoida, et ei läheks liiga õhukeseks ehk haavatavaks. Hoolitakse rohkem endast, teistest ja maailmast ka. Hoitakse fookus endal ja enda prioriteetidel. Elada tuleb endale meeldides. 3 väga suurt pettust ja pettusskeemi tulevad ilmsiks, üks Eestis, ülejäänud nii-öelda üle maa. Ja inimesed paluvad nendele süüdlastele õiglast karistust, mis ka tegelikult tuleb. Rahvuste vahelised lõhed parenevad. Rahvuste DNA ja algkodeering kirjutatakse väga kiiresti ümber. Näiteks kogu rahvas hakkab mõtlema teisiti ja ka suhtuma teisiti omavahel ja ka teiste rahvuste suhtes läheb mõttemuster teistsuguseks, paremaks, leebemaks ja empaatilisemaks. Ei sildistata, et näiteks eestlane on selline, soomlane selline ja nemad on kindlasti sellised. Ei tehta üldistusi. Saadakse aru, et see on liialt väiklane üldistada ja sildistada. Ameerikas toimub nagu kodusõda ja tekib veel rohkem vaeseid ja tekib suurem lõhestumine kui praegu. Egoism saab hoogu juurde ning oktoobriks on selles riigis kõik hoopis teisiti. Juulikuu. Kaart on Olen enda elu teel. Soovitan teha rahulikke enda sees olemisi. Teha tühjus, et su hinge tasandil oleks tühjust ja ruumi, uuel energial salvestuda, kuldenergial kinnistuda ja käima minna ja vaikus on vaja nende mõtete jaoks, et see aju ei mõtleks ega muretseks üle, ei looks endale foobiaid, hirme juurde, mida tegelikult ei ole vaja. Kui teed meditatsioone või rännakuid, siis luba endal hõljuda. Lihtsalt kujusta ennast hõljuma. Kas palli sisse või lihtsalt lendled maa kohal nagu lind. Juulikuus on tähtsal kohal enesega rahulolu. Ei tohi minna rahulolematuks, siis muutud kohe kiiresti toksiliseks ja sa ei saa seda ise lõpuks pidurdada. Et hakkad oma solvumise või pettumise pinnalt muutuma sarkastiliseks või mõnes mõttes nagu sajatavaks. Anna endale hingamisruumi. Võta endale aega, mine iseendaga kohtingule. Õpi ennast uuesti uuena armastama, just sellisena, nagu sa selles hetkes oled. Sellesse hetke oled jõudnud või arenenud. Kõigi enda heade ja halbade omadustega. Tee selleks kõik, et ise olla sisemiselt toidetud. Hoia fookus enda vajadustel, et mitte teenida liialt teisi. Võta teadlikult puhkepause, muidu hing saab liialt kurnatud ja ta enam ei taha selles kehas olla. Tekivad kummalised haigused, mida võib-olla ennem inimesel pole olnud. Energiad võivad liialt hajuda sellel kuul ja tähelepanu hajub endalt ära. Paljud inimesed kuulevad, aga nad tegelikult ei kuula. Eiravad teisi, sest enda sees on kära liiga suur. Võidakse minna elust eemale ehk illusiooni. Need, kes jaanuaris ja veebruaris ei pannud endale uusi unistusi ja sihte, need on endaga sellel kuul pahuksis, sest on natuke sihitu kõndimine, nad ei tea, kuhu minna ja mida teha, veidi pea laiali ja sihitu olemine. Lõuna-Aafrikast toimub mingi suur väljaränne, mingi riik pakub neile peavarju ja hakkab neid harima, nagu selle riigi siht oleks mingi missioon, riigi missioon selles elus. Teised ei mõista seda käiku
aga juba aastal 2028 saadakse aru, miks selline otsus tehti ja miks neid inimesi aidati ja miks just hobuse aastal. Ja sellest projektist kasvab välja väga-väga palju tarku ja häid inimlikke inimesi, kes aitavad nii-öelda luua uue kollektiivteadvuse vundamenti, hoida enda elemendid toidetud võrdselt maa, õhk, tuli, vesi ja metall, see, mis meid maandab. Augustikuu. Kaart on see unenägu on koheselt kustutatud. Mitte jääda unenägudesse kinni ja teiste lugudesse kinni. Augustikuus, kui tekib sul painevaid ja narrivaid mõtteid enda peas, siis palun need koheselt tühistada. Muidu võid langeda hästi igasuguste mängude ohvriks, sest libaprohvetid ja libategijad, ütleme nii, on läinud väga kavalaks ja väga kiiresti pannakse sulle peale sõltuvusmärk. Ehk tehakse enda mängust sinu ohver. Sinust ohver. Pannakse proovile inimeste teadlikkus rollidest, isa roll, ema roll, venna roll, sõbra roll ja nii edasi. Hoida enda fookus reaalsusel ja sellel, mida sina ise tunned. Hoia sisemine laps mänguline. Siis suudad raskest olukorrast läbi minna nii, et ei lõhu ennast ega teisi. Saad enda sees oleva virvarriga hakkama ja ei vea teisi enda keerisesse. Kasvab kõigi tugevus olla inim-DNA-s. Ei aeta taga asju, mis ei ole kogu maailmale vajalikud ehk maailmale vajalikud. Liigne kosmilisus, müstilisus võib inimese ajada lõppkokkuvõttes segadusse ja tema DNA, mis on maaema rütmis, ei saa aru, mida see hing täpselt soovib kogeda. Augustis tõuseb energia, mis on ausus enda suhtes ja see aitab sind hoida samamoodi nagu mängulisus. Nartsissism hakkab langema ja raugema ning toksilisuse lõpp hakkab sellel kuul paistma. Nartsissism on tugev tonaalsus, oli vajalik meile selleks, et lahustada liigne egoism, tuua esile kõik selle, mis ei ole vaja, et see saaks lahustuda, surra, lõppeda. Õnnelikkus saab olla puhas ja ehe. Ehk mis on nartsissismi 2 kõige tugevamat joont, on see, et inimene soovib allutada nagu Hitler ja inimene ei saa hakkama sellega, kui tema ümber on liiga palju õnnelikke inimesi. Et sellele energiale ja nendele inimestele tuleb lõpp. Ja siis inimesed võivadki olla õnnelikud ja rõõmsad, keegi ei suru neid alla. Augustikuus tuleb õppida hoida varjatust ja saladust, et ei oleks liiga avatud ja siis haavatav teiste jaoks. Osad inimesed saavad sellega hakkama, osad mitte, solvuvad liiga kiiresti ja siis lähevad liiga emotsionaalseks ja tegelikult saavad ise haiget. Augustikuus toimub Venemaal Tokava mäe peal mingi plahvatus. Kui see aeg kätte jõuab, siis tuleb uuesti üle vaadata neid pilte, kus see täpselt on ja mis seal täpselt toimub. Aga inimesed seal ümbruses on veel rohkem jumalakartlikud, sest seostavad seda, mis seal plahvatab, maakarmaga. Septembrikuu. Septembrikuu kaart on kõik minu rakud on täielikult puhtad. Teha paastupäevi nii vaimselt kui füüsiliselt.
hoida enda sisetunnet ja müstilisust, mitte minna liialt korrektseks ja püüdlikuks, et maailmale meeldida. Heas mõttes hoida vaimset korrapäratust. Ehk põldu kündes lasta hobusel teha nii, nagu tema selles hetkes tahab ja tema jaoks vajalik on, et mitte liialt üle kontrollida ja liialt ennast piitsutada raamidesse, vaid lubada ka sisemisel spontaansusel ja hingevajadustel esile tulla. Ja siis sa jätad elule ruumi, kui oled spontaanne. Ja seda on väga vaja, et meie enda hingeenergia oleks toonuses ja tasakaalus. Meie enda vaimne kirg, mis tegelikult hoiabki meid elavana. Olla enda suhtes empaatiline ja mänguline. Võltsid ja ebasiirad inimesed ja asjad võivad meid ehmatada ja pimestada. Näiteks näide, et kui on olnud keegi tuttav, kes on alati olnud selline siiras ja puhas ja rõõmus ja õnnelik, siis ta võib üks hetk olla täiesti nagu pea peale keeratud, et ta võib olla kuri, pahatahtlik ja isegi toksiline. Et see ehmatab ja natukene pimestab vaimses mõttes. Aga see on tema enda isikliku puhastuse eesmärgil vajalik, et ta kasutaks enda sees olevaid kõiki osakesi võrdselt, et ei annaks liialt ühele energiale süüa, siis tekib äärmus. Aga äärmused ei ole meile head. Inimesed peas saavad hakkama sellega, aga mõned südames mitte, et nii võib olla. Aga püüda olla empaatiline enda suhtes ja teise suhtes ka. Septembrikuus õnnista kõike enda elus, sest see uus energia, mis maa seest tuleb Bermuda kolmnurga plahvatuse käigus, toob endaga kaasa sellise õnnistava ja õndsuse energia. Too enda jaoks esile pisikesed momendid, mis teevad sind õnnelikuks ja õpi ennast armastama uuena. Võta ennast sellisena, nagu sa oled. Ära pahanda endaga. Ja mõtle, mis on sinu elu kvaliteedi tõstmiseks vajalik. Sellel kuul on Eesti riigis tavatöölistel raske periood, sest need, kes ära tõusevad, hakkavad neist üle sõitma. Ülemused peavad olema väga targad ja tähelepanelikud, et koheselt aru saada, kus on tegelik põhjus. Et ei tehtaks tööd jälle ja jälle, vaid tagajärje likvideerimisega. Ei ole mõtet tuld kustutada ja kustutada ja kustutada, aga tulesüütaja jääb alles. Septembrikuus tuleb palju maaväliseid, nii maa peale kui maa sisse. Tekitavad natuke inimestes hirmu ja heas mõttes laamendavad maa sees. See tähendab kristallide juures, mis on maa sees, tegutsevad ja teevad sinna õhku ja ruumi juurde, et kristallide energia saaks omavahel suhelda ja täita universumi koodide ja mustrite ühtlustumise eesmärki. Oktoobrikuu. Oktoobrikuu kaart on hingan sisse kuldset energiat kuldse energia sees olles. Minu seletus. Tuleelemendi toitmine parasjagu on parasjagu. Hoida enda sisemist sära ja teadlikult nii-öelda hoida seda teatud hetkedel varjatult. Kõigi sisemine fööniks elavdub. Inimestel tekib suur soov teha midagi uut ja väga suurt. Kui sul on head mõtted oktoobrikuus, siis palu toetust ja abi, et need mõtted ka realiseeruksid, et sinu kas unistus endaga seotult või suuremas plaanis riigiga seotult, teiste inimestega seotult saaks ka päriselt käima minna. Hoida tuleb enda sisemist tuld ehk hingetuld. Tugevneb kõigi eneseteadlikkus ja eneseväljendus saavad üheks tervikuks.
Inimene annab välja seda, mida ta päriselt ise usub ja usaldab. Kehakeel ja jutt on samad, mitte erinevad, et jutt ja kehakeel ei lähe kokku. Paljud tervendajad panevad oma ameti maha, sest saavad aru, et nende vägi ei käi üle sellest kõigest, mida näevad või tahavad inimestele edasi anda. Poola, Saksamaa, Belgia ja veel üks riik muutuvad agressiivseks. See ei tähenda seda, et nad hakkavad sõdima, vaid nad hakkavad hästi kiiresti tugevalt enda maale sisenejatele piiranguid kehtestama, nagu praegu teeb seda Inglismaa. Et nad ei taha, et nende riigikeel, raha, kultuur saaksid kahjustatud ja lörtsitud, vaid et nende riigis säiliksid nende riigi algupärased mustrid ja kultuur. Ja nende riikidega suhtlemine poliitilisel tasandil hakkab olema natukene keerulisem. Novembrikuu. Novembrikuu kaart on armastan ennast õnnelikuks. Enda sisekõne endaga läheb tugevamaks ja julgemaks, lüüakse seljad sirgu ja julgetakse öelda, mida arvatakse päriselt, nii et valupiir ei tule ette. See on igas mõttes hea ja edasiaitav. Siis ka pingeolukordades saadakse läbirääkimisi teha rääkimise teel, et rääkimine ei läheks röökimiseks. Ja lastevanematel ja lastel on lihtsam oma muresid ja probleeme arutada, mõtteid põrgata niimoodi, et ei tekiks allutamise vajadust või et vanemad ütlevad, sa pead nii tegema, nagu mina soovin, vaid et lapsele antakse ka oma hingamine ja oma elu. Novembrikuus ollakse hästi avatud looduse rütmile, ollakse kohalolus, heaolus ja rahulolus, need saavad nii-öelda üheks. Täpselt see, mida ma kirjeldasin ükshaaval ja lahti seletatult oma audioraamatus, mille pealkiri on Armastan ennast õnnelikuks. Tähtsaks saab just praegune hetk ehk kohalolu. Ja tegelikult see ongi tegelik elu. Et kui sa oled valinud selle hetke, siis sa oled kogu oma keha, hinge ja mõttega selles hetkes kohal. Olles kohalolus, märkad sa pisikesi armsuse hetki ja see loob uue sinu kogu armastuses. Nii nagu väiksed lapsed, nad on kogu aeg hetkes ja nad kogu aeg väljendavad enda sõnade ja kehakeelega seda, mis nende sees ja nende ümber toimub. Elad enda elu sügavuti, mitte pinnapealselt. Peas mõtted on ennast ja teisi hoidvad, mitte lõhkuvad. Seda tuleks ka treenida, et see püsiks ja jääks püsima, et sa oleksid enda suhtes armastav, hoidev ja sõbralik. Nii nagu ühes kuus oli juttu Ameerikast, siis novembris Ameerikas toimub suur muudatus. Inimesed astuvad seadustest üle ja teevad ise riik riigis süsteemi ja kaitsevad seda. Eestis toimub looduses suur muutus. Keset sügist tuleb nädala jagu 30 kraadi sooja. See on kuidagi seotud otseselt kevade lopsakusega. See on mingi mustri kordus, mis annab märku, et kogu universumi ja maa nihkub võib-olla tagasi täpselt sellesse, kus kunagi oli. Detsembrikuu. Detsembrikuu kaart on mõistan ennast selgelt ja tunnen ennast kergelt. See tähendab seda, et sinu peas on selgus, reaalne mõtlemine ja kriitiline mõtlemine on paigal ja tunnen ennast kergelt, see tähendab seda, et kõik otsused, jaad ja eid on kerguses tehtud ja sinu pea ja süda ei kakle, vaid sa oled keha, hinge ja vaimuga harmoonias.
Detsembrikuus näita maailmale enda tugevust. Ole neutraalne, aga samas väga soe ja parasjagu avatud. Detsembrikuus tuleks unistada, aga ära jaga seda enda unistust teistega, vaid tee see lihtsalt teoks iseenda pärast, mitte teiste pärast. Mitte teistele väljanäitamiseks, vaid endale, enda elukvaliteedi tõstmiseks. Ole julge avastama uut maailma täiesti puhtast kohast, ilma hinnanguteta nii teiste kui ka enda suhtes. Anna endale võimalus kogeda rohkemat, et avardada silmaringi, aga mahutu enda maailma endana. Ära püüa teistele nii-öelda meeldida, leia see heakskiit enda suhtes enda seest, mitte ära oota seda teistelt. Suhetes tekib austus ja huvitav pühadus. Et need, kes on rasketest momentidest läbi läinud ja ikkagi kokku jäänud ja austavad teineteist jätkuvalt, siis nende suhtesse tekib selline teistsugune energia, mida saab nimetada nagu pühadus. Nii suhetes lastega, vanematega, töökaaslastega, sõprade, sõbrannadega. Lubatakse enda sisemisel sääral ja elul tulla esile, kartmata hukkamõistu. Tähtsaks saab iga inimese enesetunne ja psühholoogiline hoitus ehk kõik on oma emotsioonides hoitud. 2027 aasta lammas ja kits on energeetiliselt kohal ja tekib selline puhkemoment. Kui eelnevate aastate ennustuses on alati olnud see, et järgmise aasta loomaenergia tuleb juba oktoobris-novembris, siis siin kits lammas tuleb alles detsembri lõpus kohale. Järelikult on selle hobuse ehk ükssarviku energiat rohkem vaja, et kõik uus ja uudsus suudaks kinnistuda nii, et vana energia enam ei mahutu kuhugi. Detsembri lõpus hakkab kiirus aeglustuma ja inimesed naudivad endaga vaikuses olemist, oskavad iseenda ruumi hoida niimoodi, et neil ei ole mitte midagi ega mitte kedagi peale iseenda vaja. Osatakse ennast analüüsi ja teisi lugeda ja mõista ka. Ja detsembrist saab alguse ka uute traditsioonide kuu ehk see üle mängitud, üle paisutatud jõulude pidamine saab uue tähenduse ja uue rütmi ning ei peeta tähtsaks kingituste jagamist ja ülesöömist, ülejoomist, vaid tähtsustatakse seda pikka puhkust, mis on antud inimestele seoses selle traditsiooniga. Paljud juba kasutavad aastaid seda aega perega puhkuseks, mis on kvaliteetaeg ja raha säästmine, mitte raiskamine. Ja igaüks leiab nii-öelda selles perioodis selle traditsiooni tähistamiseks oma viisi, kuidas seda teha. Soovin kõigile mõnusat 2026 aastat, mis tuleb psühholoogiliselt kergem ja lihtsam kui 2025 maoaasta ja mis toob endaga kaasa inimeste teadlikkuse iseendast, et sa tead kindlalt, mis on sinu väärtus, mis on sinu vajadused elus, mis on sinu elu eesmärk ja mida sina saad teha, et sinust jääks maha ilus ökojalajälg ehk vaimne hoitus, toetus ja armastus. Ole hoitud aastal 2026 ja ole sõber selle ilusa sädeleva ükssarvikuga.